Volbriöö on üks Euroopa vanimaid kevadpühi, mille juured ulatuvad nii kristlikku traditsiooni kui ka palju varasematesse rahvapärimustesse. Seda tähistatakse 30. aprilli õhtul ning see on olnud läbi sajandite aeg, mil inimesed tervitasid kevadet, puhastasid ümbrust ja püüdsid end kaitsta halbade jõudude eest. Tänapäeval on Volbriöö pigem rõõmus ja mänguline pidupäev, kuid sellel on pikk ja põnev ajalugu. Volbriöö nimi on seotud pühaku Valburgaga, kes elas 8. sajandil. Ta oli Inglismaalt pärit naine, kes töötas Saksamaal kloostrijuhina. Tema nimi seostus aja jooksul kevadiste rituaalidega, sest tema mälestuspäev langes samasse aega, mil rahvad tähistasid kevade saabumist. Nii põimusid kristlikud ja rahvapärased kombed ning kujunes välja Volbriöö traditsioon. Vanades uskumustes oli Volbriöö eriline ja isegi ohtlik aeg. Arvati, et just sel ööl liiguvad ringi nõiad ja teised üleloomulikud olendid. Inimesed uskusid, et nõiad kogunevad kõrgetele mägedele, kus nad pidutsevad, lendavad ja teevad nõidust. See kujutlus on tuntud paljudes Euroopa maades. Saksamaal räägitakse Brockenist, mäest, kuhu nõiad kogunesid. Ka Eestis oli levinud arvamus, et Volbriöö on nõidade öö, mil tuleb olla ettevaatlik. Et end kaitsta, süüdati lõkkeid. Tuli oli puhastav ja kaitsev jõud. Lõkked aitasid hoida eemal kurja, kaitsta kodu ja loomi ning tuua kevadesse valgust. Lõkke ümber lauldi, tantsiti ja tehti nalja. Mõnes paigas kanti maske või karvasid rõivaid, et kurje vaime eemale peletada. Need kombed olid osa kevadisest puhastumisest ja uuest algusest. Eestis on Volbriöö traditsioonid eriti tugevad tudengikultuuris. Tartu Ülikooli tudengid on Volbrit tähistanud juba üle 100 aasta. Nende pidustused algavad rongkäikudega, kus tudengid kannavad värvilisi ja naljakaid kostüüme. Valitakse Volbri kuningas ja Volbri kuninganna, kes juhivad pidustusi. Linn täitub muusika, tantsu ja rõõmsa meluga. See on päev, mil tudengid saavad korraks unustada õppimise ja nautida kevadet. Volbriöö on leidnud koha ka kirjanduses ja kunstis. Euroopa kultuuris on nõidade öö üks tuntumaid motiive. Näiteks mainitakse Volbriööd Goethe teoses Faust, kus nõiad kogunevad mäele pidutsema. Ka rahvajuttudes ja legendides on Volbriöö sageli seotud maagia, muutuste ja kevade saabumisega. Need lood on aidanud kujundada ettekujutust Volbriööst kui erilisest ja salapärasest ajast. Tänapäeval on Volbriöö tähendus muutunud. Inimesed ei usu enam nõidu ega kurje vaime, kuid traditsioonid on jäänud. Lõkkeid tehakse endiselt kui pigem seltskonna ja meeleolu pärast. Kostüümid ja maskid on muutunud lõbusaks mänguks. Paljudes linnades korraldatakse Volbriöö pidusid, kontserte ja üritusi. Sotsiaalmeedias jagatakse fotosid värvikatest kostüümidest ja rõõmsatest hetkedest. Volbriöö on saanud kevade sümboliks. See on aeg, mil inimesed tulevad välja, kohtuvad sõpradega ja tähistavad uue aastaaja algus. See on päev, mis ühendab vana ja uue. Ajaloolised uskumused ja tänapäevased traditsioonid elavad kõrvuti. Volbriöö on osa meie kultuuris ja identiteedist ning selle tähistamine annab võimaluse tunda end osana pikast ja põnevast ajaloost.